USA president Donald Trump vabastas ennast, kogu oma perekonda ja kõiki oma lähikondasi kõigist maksunõuetest. Lihtsalt öeldes, kui Trumpi perel kunagi olid maksurikkumised, siis ei saa sellest enam keegi kunagi teada. Ameerika Ühendriikide justiitsministeerium keelas maksuametil kontrollida USA presidendi Donald Trumpi, tema perekonnaliikmete, seotud isikute ja ettevõtete kõiki varasemate aastate maksudeklaratsioone. Otsus tehti Donald Trumpi maksuameti vastu esitatud hagi kokkuleppelise lahendamise raames tema maksudeklaratsioonide lekkimise tõttu. Trump nõudis hagi raames maksuametilt $10 miljardit ning seda nimetatakse tõeliseks sajandi suurimaks pettuseks, sest Donald Trump kaevas kohtusse omaenda ministeeriumi ja maksuameti, mille juhid alluvad talle isiklikult. Ja see tähendab, et ta tegelikult ise juhtis neid juhte. Seda võib nimetada huvide konfliktiks, kuid pettus on palju sügavam ja palju peenem. Minu nimi on Aleksei Petši, arutame seda teemat koos. Aga enne kui alustame, palun tellige see YouTube'i kanal, pange videole like, kirjutage oma kommentaar ja sõbrad, liituge minu Telegrami kanaliga Petši News. Link sellele on selle video kirjelduses. Samuti on video kirjelduses link minu ainult ukrainakeelsele kanalile. YouTube'i kanalile. Kui soovite vaadata minu eraldi saateid ukraina keeles, siis kindlasti minge sinna, tellige ja toetage täiesti uut ainult ukrainakeelset YouTube'i kanalit. Niisiis, on olemas selline juriidiline mõiste nagu huvide konflikt. See on siis, kui inimene teeb otsuse riigi nimel ja samal ajal on ise selle otsuse peamine kasusaaja. Normaalses riigis on see tegelikult keelatud, aga Donald Trumpile on sellest ükskõik ja otsus tehti ära. Niisiis, milles üldse asi on? Ameerika Ühendriikide president Donald Trump tegi seda talle alluva justiitsministeeriumi kaudu, tema enda poolt ametisse määratud peaprokuröri kohusetäitja Todd Blanche'i kaudu. Saavutas selle, et Ameerika maksuamet, IRS, on nüüdsest, tsiteerin, igaveseks ilma jäetud õigusest kontrollida tema maksudeklaratsioone. Ja mitte ainult tema, vaid ka teiste deklaratsioone. Ja kogu tema perekonna, poegade, nende naiste, nende ettevõtete ja nii edasi. Keegi ei näe enam kunagi, mis oli kogu Donald Trumpi perekonna maksudeklaratsioonides. Veelgi enam, USA maksuametil pole nüüd isegi õigust neid kontrollida. USA justiitsministeeriumi 19. mai otsuses on kirjas järgmine, tsiteerin. USA'l, see tähendab riigil, on igaveseks ära võetud õigus esitada või arutada mingeid nõudeid Donald Trumpi või tema perekonnaliikmete vastu. Ja seotud isikute ja ettevõtete vastu. Kõik, mis oli või võis olla uurimise objektiks, on igaveseks suletud. Aga selleks, et mõista toimunu ulatust, tuleb üldse algusest peale aru saada. Lugu on tegelikult pikem kui tundub ja Trump on ikka paras kavalpea. Nii et 2020 aastal avaldab ajaleht New York Times Donald Trumpi maksudeklaratsioonid mitme aasta kohta korraga. Ja selgus šokeeriv tõde. 2016 aastal. Ja 2017 aastal. Donald Trump maksis föderaalse tulumaksu ainult $750. $750 aastas. 10 eelnenud 15 aastast ei maksnud Donald Trump üldse sentigi makse. Samas nimetas Trump end ametlikult väga edukaks ja rikkaks ärimeheks. Aga makse ta ei maksnud. 2021 aastal avaldas väljaanne ProPublica andmed Ameerika rikkaimate inimeste, sealhulgas Donald Trumpi maksuskeemide kohta. 2022 aastal avalikustas demokraatide kontrolli all olev kongressi rahanduskomitee veel 6 aasta tema deklaratsioonid. Aga kust need andmed siis pärinesid? Need lekitas USA maksuameti alltöövõtja nimega Charles Little John. Prokurööride andmetel aasus ta väidetavalt juba 2017. aastal spetsiaalselt tööle USA maksuametisse, et saada ligipääs deklaratsioonidele. Donald Trumpi deklaratsioonidele. Ja just see mees andis Donald Trumpi andmed väljaannetele New York Times ja ProPublica. 2023 aasta oktoobris tunnistas ta end süüdi ühes süüdistuspunktis ja 2024 aasta jaanuaris mõisteti talle 5 aastat vangistust.
Donald Trump oli muidugi raevus. Ta väitis avalikult, et teda kontrollitakse igal aastal maksuameti poolt, kui kaua võib kontrollida ja nii edasi. Ja ta vandus kätte maksta. Kätte maksta süsteemile, mis tema arvates oli tema vastu poliitiliselt ära kasutatud. Süsteemile, mis näitas, et ta tegelikult ei maksnud aastaid makse. Naastes Valgesse Majja, juba 2025 aastal esitab Trump $10 miljardi suuruse hagi USA maksuameti ja rahandusministeeriumi vastu. Ja just siin algabki peamine juriidiline absurd. Kuulake hoolikalt. Donald Trump esitab $10 miljardi suuruse hagi USA maksuameti vastu. USA maksuamet on föderaalagentuur. Föderaalagentuur allub rahandusministeeriumile. Rahandusministeerium allub otse presidendile. See tähendab, et Donald Trump eraisikuna kaebab kohtusse agentuuri, mida ta juhib presidendina. Ja tekib olukord, kus Donald Trump on nii hageja kui ka kostja üheaegselt. Ja see ajaski Ameerika kohtunikud täiesti segadusse. Nad ütlevad, et näeme siin huvide konflikti. Me näeme, et tegelikult Trump kaebab iseennast kohtusse, aga mida sellega peale hakata, ei ole selge. Ja juristid nimetasid seda, tsiteerin, eravordselt täidesaatva võimu kasutamiseks. Sisuliselt on see volituste ületamine, lihtsalt veidi peenemalt öeldud. Aga edasi läheb veel huvitavamaks. 18. mai 2026 Donald Trump teatab, et on valmis oma $10 miljardi suuruse kohtuhagi tagasi võtma, kui talle makstakse veidi vähem. Ja garanteeritakse, et keegi ei hakka tema maksudeklaratsioone kontrollima. Mitte ainult ei näe neid, vaid isegi ei kontrolli. Mis te arvate, millise otsuse teeb ministeerium, mida ta ise juhib? Lõpuks Donald Trump võtab hagi tagasi ja rahandusministeerium loob peaaegu $2 miljardi suuruse fondi. Fondi nimi on riigi relvana kasutamise vastane fond. Ametlikult on see mõeldud kompensatsiooniks inimestele, keda väidetavalt ebaseaduslikult taga kiusati Joe Bideni ajal. Mitteametlikult, nagu te aru saate, hakkab nende rahade üle otsustama Donald Trump ise. Aga see oli alles algus. 19. mail järgmisel päeval ilmub USA justiitsministeeriumi veebilehel vaikselt veel üks dokument. Eraldi lisa sellele kokkuleppele, mis oli varem sõlmitud. Seejuures on see otsus. Väga vaikselt lisati see juba avaldatud dokumenti. Selles lisas on vaid üks lehekülg, millel on kirjas, et USA maksuametil on nüüdsest keelatud kontrollida Donald Trumpi ja tema perekonna deklaratsioone. Mitte ainult Trumpile ja tema perele, vaid ka seotud isikutele ja ettevõtetele. Teate, mida see tähendab? See tähendab, et maksuameti kontrolli eest on nüüdsest kaitstud kõik, kes kuuluvad Donald Trumpi lähedaste hulka. Näete, mäletate seda lugu, kui Trump tuli välja, tegi mingi avalduse ja aktsiahinnad börsil hakkasid järsku üles-alla kõikuma. Ning sel hetkel keegi ostis aktsiaid ja teenis miljoneid dollareid. Nii et kui need ettevõtted olid seotud Donald Trumpiga, siis nende deklaratsioone ei tohi enam puutuda ega kontrollida. See kehtib, tsiteerin, maksudeklaratsioonide kohta, mis on esitatud enne kokkuleppe jõustumise kuupäeva, ehk siis enne 18. mai 2026. Dokumendile kirjutas alla Todd Blanche. Võiks arvata, et see on peaprokurör ja kõik on seaduslik, aga siin on üks detail. Just Todd Blanche oli Donald Trumpi isiklik advokaat mitmes kriminaalasjas. Sealhulgas New Yorgi protsess Donald Trumpi maksupettuse asjas. Nüüd seesama Blanche, juba USA peaprokuröri kohusetäitja rollis, allkirjastab dokumendi, mis igaveseks lõpetab maksunõuded tema endise kliendi Donald Trumpi vastu. Kuidas selline pööre tundub? Mis siis kokkuvõttes? Proovin kõik võimalikult lihtsalt sõnastada. USA's kehtib põhimõte, et keegi ei ole seadusest kõrgemal. See lause on otse kirjutatud ülemkohtu hoonele ja see on Ameerika õigussüsteemi alus alates 1787 aastast. Aga Donald Trump allkirjastas talle alluva ministeeriumi ja oma endise isikliku advokaadi kaudu dokumendi, mis ütleb, maksuseadused ei kehti enam tema laste, tema ettevõtete ja nii edasi kohta. Samal ajal rahastavad tavalised ameeriklased peaaegu $2 miljardi suurust fondi, mis hakkab maksma Donald Trumpi toetajatele. Selline afäär viidi läbi Ameerika presidendi poolt.
Siia panen 3 punkti. Teie arvamus, teie järeldused. Kirjutage kommentaaridesse selle video alla. Tellige kanal, vajutage kellukesele ja ärge unustage vajutada meeldib nuppu. Kui soovite toetada selle YouTube'i kanali tööd, saate seda teha rahaliselt, tehes annetuse ükskõik millise lingi või rekvisiitide kaudu, mis on selle video kirjelduses või kasutades teie ekraanil olevat QR-koodi. Tuletan ka meelde, et tellige minu ukrainakeelne YouTube'i kanal. Link sellele on samuti selle video kirjelduses. Sellega on kõik, hoolitsege enda eest, kõike head!